Tere tulemast meie esimesse õppetundi. Täna räägime sellest, mis on isiklikud finantsid ja miks need sinu elu paremaks teevad. Olgu see esimene samm teel rahalise vabaduseni. Mis on siis isiklikud rahalised vahendid? Isiklikud rahalised vahendid on sisuliselt see, kuidas sa oma raha haldad. See hõlmab kõike alates teenimisest kuni kulutamise, säästmise ja investeerimiseni. Aga miks see kõik tähtis on? Kujuta ette, et tahad kunagi osta oma unistuste maja, reisida ümber maailma või lihtsalt magada rahulikult, teades, et sul on varufond mustadeks päevadeks. Raha mõistlik haldamine viib sind nende eesmärkideni. Finantsplaneerimine pole raketiteadus, aga see nõuab natuke mõtlemist. Siin on 3 lihtsat sammu. Teadvusta, kui palju raha sul on, vaata oma pangakontole ja mõtle, kas ma tean täpselt, kuhu see raha iga kuu läheb. Määra, mille jaoks sa raha kulutada tahad. On see puhkuseplaan? Uus arvuti? Või hoopis pensionipõlve kindlustamine? Tee plaan. Nagu öeldakse, kes plaani ei tee, plaanib läbi kukkuda. Kui sul on siht silme ees, on palju lihtsam rahaga õigesti ümber käia. Kuidas seada finantseesmärke? Eesmärkide seadmine on nagu teeviit, see juhatab sind õigesse suunda. Mõtle oma eesmärkidele 3 kategoorias. Lühiajalised eesmärgid 6–36 kuud, kas tahad koguda raha puhkuseks? Või säästa uue telefoni jaoks? Need on väiksemad, kiiremini saavutatavad eesmärgid. Keskmise tähtajaga eesmärgid 3–10 aastat, esimene sissemakse oma kodu jaoks. Võib-olla autost. Pikaajalised eesmärgid 10 ja rohkem aastat, kas sa unistad muretust pensionipõlvest või kolimisest oma unistuste linna. Nende saavutamiseks on tähtis juba täna tegutseda. Vihje, ole oma eesmärkidega võimalikult konkreetne. Ma tahan säästa raha, pole eesmärk, aga ma tahan 2 aasta jooksul koguda 3000 eurot puhkuse jaoks, juba on selged eesmärgid, aitavad hoida fookust ja motivatsiooni. Et asi lihtsam oleks, oleme lisanud faili, kus saad oma tulud ja kulud üle vaadata. Võta see lahti, täida ära ja vaata, kus sa praegu rahaliselt oled. See on sinu stardipunkt. Nii et võta tass kohvi või teed, mõtle oma eesmärkidele ja hakka pihta. Rahaline vabadus pole kättesaamatu unistus, see on lihtsalt oskus, mida sa saad õppida. Oled valmis? Lähme edasi.